Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ja muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Aga vaatame siis üle, mis siin neitsidele on tulemas maikuu alguses suhetes ja armastuses. Ja väga ilusti neitsi praegu siin niimoodi rullib neid kaarte välja ja ongi väga kiiresti meil kõik kaardid olemas ka. Esimese kaardina muidugi hüppas siit välja aktiivne sauade 9. Sauade 9 muidugi on siuke millegi jaoks valmisoleku kaart, siuke ettevaatlik käitumine. Aga samas see kaart justkui siis ütleb, et te olete valmis tegutsema, et kui siin teie olukord peaks muutuma, siis te teate, kuhu suunas juba liikuda, et see on tegelikult siuke siis mineviku vigadest õppimise kaart. Et ma ei tea, kas olete teinud siin läbi siis justkui siukse suure sisemise töö ja olete arenenud palju. Aga see kaart ütleb, et olge valmis tegutsema nende sauadega ja muideks kohe siis ka teise kaardina oli siit väljas sauade 3 ehk siis 2 saua järjest, et igal juhul aktiivne loov ja kirglik energia. Muidugi nüüd sauade 3 on väga hea siuke ettenägelikkuse kaart ja uue teekonna alguse kaart. Aga see kaart siis ütlebki seda, et teie enda sisetunne peaks teid juhatama siin mingile õigele teele või mingi õige võimaluseni. Aga see kaart ütleb siis, et te peate ise tegutsema, et kui te tegutsete, siis justkui teie enda sisetunne juhatab teid õigete võimalusteni. Et tasub siin tegutseda ja mingid uued algused või uued võimalused on siin teie poole teel. Nüüd muidugi, kolmanda kaardina on neitsidel siin väljas ka sauade rüütel. Ehk siis esimene rida on sauasid täis, väga tuline energia, väga kirglik loov ja aktiivne. Muidugi võib see tähendada siis sauade rüütli puhul ka siukest aktiivset loovat ja kirglikku inimest. Võivad tähendada sauad tugevat seksuaalenergiat, võib tähendada sportlikkust, head välimust, aga jah, kindlasti on see siuke kütkestava kirgliku austaja kaart. Muidugi võib see näidata teie enda energiat, aga rüütlid jah, on siuksed nagu austajate kaardid, et ma ei tea, kas siin on väga järsku tekkinud või võib siis väga järsku tekkida ka uus austaja teie ellu. Ja see võibki olla siis mingi uus etapp, et sauasid täis esimene rida, et see on suhteliselt huvitav. Nüüd aga teist rida alustab siin neitside jaoks mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on nüüd hästi siuke iseseisev inimene ja ta on hästi sihikindel, nutikas, kaval siis nii-öelda hea suhtleja kindlasti mõõkadega, aga samas ka siuke ennast kehtestav inimene või otsekohese ütlemisega inimene, et neitsid, kui te nüüd ennast tunnete selles energias ära, siis on see teie energiakaart, olenemata sellest, kas te olete meesterahvas või naisterahvas, et kuninga siuke meesenergia võib olla mõlemal sugupoolel. Aga siis kui te ei tunne ennast ära, siis tõesti võib see kaart ka olla siuke nagu austaja partneri või mingi lähedase isiku energiakaart. Et võimalusi siin teie jaoks justkui siis on. Ja eelviimase kaardina on siin välja anda neitsidele ka müntide 7 ja müntide 7 tegelikult tähendab nagu mingit töövilja maitsmist, et väga võimalik, et te saate maitsta siis enda mingit töövilja või siis hakata juba nägema mingeid arenguid, et see on hästi positiivne siuke raha ja kindlustunde kaart. Natukene on müntide 7 öeldakse ka siuke väsimuse kaart, mis siis tegelikult ütleb, et ei pea kuhugi kiirustama, et te võite hoogu võtta maha, vaadata olukorda eemalt ja läbi selle siis saate teha uusi plaane. Et igal juhul mingid arengud siin teie jaoks toimuvad ja neitsid. Viimase kaardina tuleb teile siin välja anda ka karikate 2 ja karikate 2 on nüüd hästi tugev siis selline nagu spirituaalse liidu kaart. Et justkui ka vastastikude tõmbumise kaart või et see kaart ütleb, et kokku võivad saada 2 siis suhteliselt siukest erinevat inimest, aga samas nagu hästi ideaalset inimest või sobivat inimest. Et ühe nõrkused võivad olla teise tugevused ja tänu sellele nad võivadki luua siis mingi siukse hästi harmoonilise või tasakaaluka ja spirituaalse siis sideme või suhte. Et karikatega on siin hästi tugev siuke emotsioonide, romantika ja spirituaalenergia. Et väga võimalik, et siin ikkagi on siuke nagu mingi romantika lugemine, et muidugi sauade rüütliga see kütkestav kirlik austaja, eks ju, et siin peab ka ettevaatlik olema, et inimestel ei oleks ainult mingid füüsilised eesmärgid, aga samas sauade 3 siis ütles ära, et kui te nagu tegutsete, siis peaks sisetunne juhatama teid õigete teedeni ja muidugi sauade 9 ka kohe alguses ütles, et te olete õppinud siin mingitest mineviku vigadest, et võib-olla kui siuksed inimesed teie suunas tulevad, siis te näete nagu selle olukorra läbi ja suudate minna siis paremat teed.
aga neitsid, see oli siis selleks korraks teie suhted, armastus, lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kui saate toetada kanalit, siis võite ikkagi liituda peregrupiga ja muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.